Räägime teile Aino Perviku raamatutest. Ristnevel tegelased olid Jüri, Maks, Rossi, Jaap ja Reti. Nad tahtsid minna Ristinemele piknikut pidama. Mulle meeldis see raamat väga, kuna see oli huvitav. Kirjatähtede keerukas elu. Selles raamatus on palju lugusid. Mulle meeldis kõige rohkem B-lugu. Selle räägib 7 väikest baleriini. Jüri Soolaleivapidu. Jüri Soolaleivapeos olid tegelased, tema klassiõed ja klassivennad. Jüri oli soolaleivapidu ja ta kutsus kõik oma klassilapsed soolaleivapeole ja samal ajal oli ka üks kuritädi kõrval ja siis läks neil korraks pall tema tassi sisse. Mulle meeldis see raamat sellepärast, et see oli tore ja lõbus. Presidendi lood, tegelased. Raamatu tegelased on president, tema pere ning igasugu turvamehed ja presidendi töös veel igasugu tähtsad isikud. Seal juhtus nii, et president tegi igasugu naljakaid asju. Ta peidis oma koera, sai kingiks mütsi ja väga lahedaid asju. Mulle meeldis see raamat väga. Isegi Maks ei usu enam. Aino Pervik. Selle raamatu tegelased on Jaap, Maks, Reti ja Roosi. Roosi sai endale õe niimoodi, et tema onu naine ja tema onu said autoõnnetuses surma ja selle väikese lapse nimi, kelle Roosi sai, tal oli nimi Truuta. Mulle meeldis see raamat väga, sest see oli väga äge ja naljakas. Aiapidu Roosiaias. Tegelased olid Roosi, Maks, Jaap ja Jüri. Roosil ja Maksil olid sünnipäevad samal päeval. Nad pidasid sünnipäeva Roosiaias. Väike valge pilvelammas käisid läbi vikekaare. Raamatu tegelased on väike valge pilvelammas. Seal juhtus nii, et tulid vikekaared ja pilvelammas jäi sinna kinni. Mulle meeldis see raamat väga. Pealkiri Klabautermanni mure. Tegelased on Mamps, Pamps, Timps, Kotermann, Klabautermann ja röövlid. Röövlid hakkasid vedama salakaupa, milleks oli 16 väikest hiinlast. Linnas algab kool. Selle raamatu tegelased on Jüri, Maks, Jaap, Roosi. Nad lõpetasid lasteaia ja hakkasid kooliaktusele minema. Kooliaktusel heiskati lipp, nad läksid, anti pitsak kätte ja nad läksid klassi. Siis tuli uus tüdruk Reti, kes hilines. Kollane auto põrnikas, peategelased. Kollane auto põrnikas ja õpetane limusiin. Tumeroheline auto, punane auto. Selles raamatus juhtus see, et kollane auto põrnikas, sõitis mööda linna ringi ja mulle meeldis see raamat, sellepärast see oli naljakas. Kunksmoor ja kapten Trumm. Raamatu tegelased on Kunksmoor ja kapten Trumm. Ükskord oli kapten Trumm oma taimi imetanud ja Kunksmoorist ära unustanud. Raamat on väga hea, soovitatav lugeda. Paula Aabits. Selles raamatus on peategelaseks Paula ja peale tema on veel raamatus tema vanemad ja Patrik. Patrik tegi Paula raamatusse mingi supi ja Paula mõtles, et hakkab Patrikule tegema aabitsat. Mulle meeldis see raamat sellepärast, et see oli väga tore, naljakas ja õpetlik. Tänan kuulamast. Loodan, et leidsin mõne sobiva raamatu.